hobiaianduse vastu on võtmas järjest suuremaid mõõtmeid. Pühapäeva hommikul jagab Kaia Kärner Vikerraadio saates Aiatark häid nõuandeid. Navi võttegrupp liitus Aiatarga salvestusega Tallinnas Tornide väljakul, kus parasjagu tehti lugu Tallinna Lillefestivali ettevalmistustest. Ma vaatasin, sul on väga lahe player. Kas see on see saade, kuhu kogu Aiatark niimoodi vaikselt sahiseb? See on mind saatnud, ma pakun, et viimased 20 aastat. Ja ma olen temaga nii ära harjunud, et ma ei raatsi vahetada teda moodsamate asjade vahele, et tehnika ja mina ja minu saated vananeme koos. Räägime Aiatargast. Kui kaua Aiatark on Vikerraadios käinud? Me alustasime sügisel 2004 ja me ei planeerinud üldse teda mingiks väga pikaks saatesarjaks. Aga see väga hea vastukaja, mis saatele on tulnud, on innustanud ikka edasi ja edasi tegema ja kuulajad üsna mõnusalt kirjutavad. Kirjutavad ikka tavaliselt siis, kui mingi mure on või tahaks nõu saada. Teine kiri tuli meile Pärnust. Sellest loeme, et aiast tuli kõrvaldada 2 ligi 50 aastast elupuud. Et aia omanikud ei raatsinud neid maha raiuda, siis istutati puud lihtsalt teise kohta. Puud on umbes 2,5 meetrit kõrged, pügatud ümaraks. Ja nüüd on mure, mida teha, et elupuud uues istutuskohas ikka ellu jääksid. Kuidas sa leiad saatesse teemasid? Eks elu kirjutab ise ette, aga teemade ja eriti esinejate ekspertide leidmisel aitab Aiatarga saate ekspert, kes on puuviljandusagronoom Väino Eskla. Tema aitab leida just õiged esinejad kas Räpina aianduskoolist, Luua metsanduskoolist, Maaülikoolist, võib-olla siin lähemalt on ju inimesi, kes on rajanud oma arboreetumid ja aiandid ja need inimesed on hästi targad, hästi mõnusad inimesed. Millised on nende Aiatarga sõprade rõõmud ja mured ja küsimused, mis nad tahavad teada? No ikkagi tahetakse teada uusi sorte. See on alates toalilledest, et kui kauplustesse tuleb midagi uut, siis inimesed kindlasti tahavad teada, missugused on kasvutingimused ja kuidas peab olema valgus ja kui niiskus lembene. Ja mõni hästi ära unustatud vana talulill, mis on kuskilt välja kaevatud, et kui niisugune noor pere tahab seda oma aias hakata kasvatama, aga ei ole enam kellegi käest küsida, et kas valgusesse või varju või helistatakse siis, kui mesilased teevad aias liiga, et on hästi liiga peale tükkivad või tahavad herilased teha just sinu maja katuse alla oma pesa või kui sipelgatega on häda. Siin on nii lõpmata mõnus ja ometi mulle tundub, et suure osa linnarahva poolt avastamata paik. Ja see on põhjus, miks ma ei jäta mitte kunagi kasutamata võimalust salvestada aiasaadet vähemalt kord suve jooksul siin Tallinna Lillefestivalil ja siit ka ise läbi käia, et vaadata, kuidas aed muutub, mitte ainult see oma aed, mis mul kodus on, vaid ka see linnaaed. Kuidas raadios, mis pilti ei näita, rääkida millestki nii kaunist nagu lilled ja aed? See on ikka paras väljakutse saatejuhi jaoks ka. No, asja teeb hõlpsamaks see, et suurem osa publikust või auditooriumist, kellele aiasaade on mõeldud, nad ju tunnevad lille. Et kui ma ütlen, et kuidas näeb välja lobeelia või rippetuunia, et siis nad täpselt teavad, kuidas see välja näeb, kujutavad oma vaimu silmas ette ja kui ma ütlen, et see on lopsakas, see on sügav lillatud tooni näiteks, no see ei ole raske. Ja lõpuks raadioajakirjanikule sõna on ju selleks antud, et seda oskuslikult kasutada ja sõnaga pilti maalida. Siin kujuteldavas väravas on natukene ilusaid sordi elupuid ja 2 peagi õitsema hakkavat pihlakat. Te seostate pihlaka koduga? Õnnepuu, eestlase aiaväravas alati vist läbi aastate olnud. Et see on nagu see jah, et kuigi jah, öeldakse, et kas leinapuu on see kõige parem lahendus, aga miks mitte? Ta kummardab inimese ees, kes tuleb väravast.